Tere õhtust! Täna on taevariigis reede ja 13. kuupäev. Paljudel rahvastel on niisuguse kokkulangevusega seoses väga mitmesuguseid uskumusi. Arvatakse, et number 13 sai negatiivse tähenduse seetõttu, et Juudas oli just 13. apostel, kes püha õhtu söömaajale saabus. Teatavasti oli Juudas ka see apostel, kes Kristuse reetis ja nii muutuski number 13 negatiivseks. Kuna Kristus suri just reedel, siis 13 ja reede kokkulangevust peetaksegi eriti halvaks märgiks. Selline uskumus on püsinud visalt läbi paljude sajandite. Näiteks paljudes hoonetes puudub 13. korrus, mõnedes lennukites puudub rida 13, mõnedes hotellides ei ole tuba number 13. Itaalias, Firenzes on majade 12 ja 14 vahel majanumber 12,5. Tänase saate algusminutid pühendame eestlaste mitmesugustele uskumustele. Hiljuti läbi viidud uurimuses selgub, et järjekindlalt suureneb ka uskumine maavälistesse tsivilisatsioonidesse ja ufodesse. Keda või mida eestlased usuvad? Täiendavad tõendid jõuluvanade olemasolu kohta. Georgi kosmoseuudis seoses kuuga. Kuu varjatud poole mõned saladused. Eha Luide ufovaatlus akvarellidel. Oleme seda saatesarja tehes kokku puutunud inimestega, kes usuvad väga erinevatesse asjadesse. Mõned usuvad hauataguse elu olemasolusse, mõned taassünni võimalikkusse, mõned usuvad maaväliste tsivilisatsioonide tegutsemisele siin maakeral, mõned usuvad hingede rändamisse ja maavälisesse navigeerimisse. Tänapäeva eestlased usuvad väga erinevate nähtuste olemasolusse. Missugune võiks olla aga meie uskumuste koondportree üldpilt? Selle teada saamiseks käisime novembri teises pooles Tartu Ülikoolis ja kohtusime seal religiooni sotsioloogia vanemteaduri Lea Altnurmega. 25% eestlastest umbes on kristlased ja siis uus vaimsus ehk endise nimetusega New Age. Uus vaimsus? Jah, uus vaimsus ehk siis endise nimega New Age, eks ole, tänapäeval kasutatakse mõistet uus vaimsus. Ja kuidas seda defineerida? Mis see on? See on keskkond, ühesõnaga, keskkond, subkultuur, kus siis tegutsevad erinevad vaimsed grupid, ütleme seal joogagrupid, meditatsioonigrupid, reiki, vabastav hingamine, kõik, mis puudustab sellist vaimset enesearengut, kõik kirjandus, kõik praktika, ütleme need suhtlusvõrgustikud, kõik see moodustab siis kokku sellise uue vaimsuse subkultuuri. Ja nüüd, kui küsida, et kuhu paigutub, ja siis muidugi maausk, eks ole, aga maausk on natuke väiksem seltskond. Ja siis, kuhu paigutub, ütleme, kogu ufoloogia ja usk tulnukatesse. Osa teadlasi arvavad, et see on just uue vaimsuse osa, aga tegelikult Eestis ja ka mujal ta ei ole, ta pigem omaette subkultuur. Pärast, et kui me uurisime 2014 oli Emori küsitlus, mida mina tellisin Emorilt, siis seal tuli välja, et uus vaimsus ja siis usk ufodesse, nad ei moodustanud ühte faktorit või nad ei koondunud ühte gruppi, vaid nad moodustasid 2 eraldi gruppi. Ehk siis, et tegemist on ikkagi justkui kahe erineva subkultuuriga. No, nad on omavahel seotud kindlasti, on inimesi, kes siis tegutsevad uue vaimsuse subkultuuris ja siis seal, ütleme, ufodega seotud subkultuuris samuti. Neid kindlasti on. Aga üsna levinud on, ütleme, et maavälistesse tsivilisatsioonidesse uskus siis 2014 39% eestlastest ja 49% venelastest.
See on päris kõrge protsent siiski. On. Ja siis seda, et inimtsivilisatsiooni päritolu on maaväline ja selle on toonud meile tulnukad maale ja seda uskus siis 18% eestlastest ja 29% venelastest. Ja seda, et suurriikide valitsused teevad koostööd tulnukatega, aga varjavad seda uskus 12% eestlastest ja 25% venelastest. Millal need küsimused esitati ja millal see uurimus tehti? 2014 ja siin on, mis oli nagu väga tähelepanuväärne selle juures on, et kui mõõdetakse ükskõik milliseid uskumusi, siis enamasti natuke rohkem naisi usub kui mehi. Aga ufode pool on vastupidi, natuke rohkem mehi usub nendesse kui naisi. Nii et siin tundub, et see on kuidagi meestele atraktiivne subkultuur. Mitmesugused küsitlused näitavad, et tänapäeva eestlaste seas kristlusse uskujaid just eriti palju ei ole. Küll aga koguvad kiiresti populaarsust nõndanimetatud uueks vaimsuseks nimetatud uskumused. Mõnede teadlaste arvates on loodus inimesele kaasa andnud nõndanimetatud uskumise geeni. Võib-olla sellepärast meile üsna sageli tundubki, et me lihtsalt peame millessegi uskuma. Eestlaste uskumusi on tugevasti mõjutanud ka see keskkond, eriti metsad, mille keskel me oleme elanud aastatuhandeid. Meie esivanemate sõnadest ja tegudest võib välja lugeda, et nende osaks on olnud teadmine. Puul on puu hing, inimesel on inimese hing, linnul on linnu hing. Ja kusagil mingisugusel meile veel arusaamatul viisil kõik need erinevad hinged põimuvad, on omavahel seotud, on üksteisest sõltuvad, moodustavad lahutamatu terviku. Seepärast vanad eestlased, Põhjamaa metsade lapsed ütlesidki, nii nagu mina metsale, nii mets minule. Eelmise saate algul me saime teada väga toreda uudise, mis ütleb, et jõuluvana on tõepoolest olemas. Palusin täna stuudiosse meile saabunud kirju ja mitmesuguseid muid materjale kommenteerima Igor Volke, tere tulemast. Tere. Kas lisaks sellele ühele teatele, et jõuluvana on olemas, on tulnud ka teisi teateid astronautidelt, kes on seal üleval maakera kohal olnud ja jõuluvana näinud, et nad tõepoolest on jõuluvanaga kohtunud või vähemalt näinud näga. See on terve kosmonautika ja astronautika epopöa ja neid vaatlusi on niivõrd palju, et ühe või isegi 2 saate jagu. Aga sealt järjest kõigepealt tuletan meelde, et Juri Gagarin, kui läks üles, siis oli Nõukogude ajakirjandus pasundas ja pesi ajusi, et jumalat ei ole olemas, sellepärast, et Gagarin käis üleval ja ei kuhanud kedagi. Ei näinud mitte midagi. Gagarini lennu ajal sooritatud pildistused ja fotod, mis sisaldasid tundmatuid objekte, esitati umbes 5 aastat hiljem ühel Mehhiko UFO konverentsil. Aga see oli siis nii-öelda valitsuste vahelise infokanali kaudu ja suhteliselt diskreetselt. Edasi siis tuleb öelda niiviisi, et Gordon Cooper, kes tegi selle jõuluvana statementi, sest see on väga nagu selgelt ühemõtteline, et kui jõuluvana on olemas, siis jõuluvana taga tuli mõelda
kindlaid signaale, seda enam, et Ameerika astronautikas ja sõjaväes kasutati üks periood selgelt ja ühemõtteliselt UFO signatuuri taga katteterminit Santa. Nii nagu oli jutt, oli Santa, siis oli teada, et on tundmatud objektid. Ja nüüd, kui Santa Claus siis on juba kõrgel orbiidil ja jälgib ja saadab meie laevu kümnete minutite jooksul ja hiljem siis kuulendudel, seal oli siis James Aldrin, rääkimata Edgar Mitchellist, kes on oli selle valdkonna eeskõneleja. Seal on Eugene Cernan, seal on Brian O'Neill, eriti värvikas, eks ole, 2 kõrgharidusega õppejõud, teadlane, uurija ja astronaut, et nende meeste seisukohad ja väited on kõnekad. Nemad on kõik siis vähemal või rohkemal määral jõuluvanaga kas kokku puutunud või näinud. Ja suur saladus on muidugi siis Apollo 11 lennukomandöri Neil Armstrongi lugu, et kui ta kuu peale astudes oma kuulsad sõnad, millega ta puterdas natukene, teatas, et see on väike samm ühele mehele, aga suur hüpe inimkonnale, siis peale seda oli teatanud, et oh baby, how huge they are, et kui suured nad on seal teisel pool kraateri selvas, sest et seda lendu seirati, seda on ka kinnitanud tema paarimees James Aldrin, et neid juba peale starti alates siis saatis mitme päeva jooksul kuni kuu operatsiooni lõpuni siis selline nähtamatu ekipaaž. Väike julgestus. See on hea julgestus ja seire ja mis seal on, ega see julgestus tegi Apollo 13 ajal ju nii-öelda teatud nagu pidureid tõmbas, sest et oli plaanitud teatud tuumasäädeldise lõhkamine kuu peal ja see lend ebaõnnestus, nii et aidati nad tagasi, nad tulid kuu mootoriga, tegid lihtsalt tiiru ümber kuu ja siis maandumisseadeldise mootoriga kiirendasid, et siis maale tagasi päästa. Et kõik turvatud oli okei, aga nende fenomenide sealolek ja juuresolek tol ajal oli absoluutselt salastatud. Täna on lihtne rääkida, sest et väga lugupeetud astronautidel, kõrgetel sõjaväelastel on ju nii ameti kui ka seadusest tulenevad keelepaelad lahti pääsenud ja siin meenutan ju ka jälle Philip Korsot, kes ka notariaalset kinnituse võttis oma statementile. Nii et kümnetes on väärikaid härrasmehi, kes on kaugelt üle tavalise külamehe silmaringiga ja kelle väidet jõuluvana olemasolust tasub tõsiselt võtta. Enne aastavahetust pöördusid ühe Eesti kutselise teatri mõned näitlejad meie poole ettepanekuga teha meie saatesarja raames üks erisaade sellest, mis annaks mingisuguse ülevaate sündmustest, mis seotud kuu tagumise poolega. Seetõttu on Georgi tänane kosmosuudis ka pärit kuu tagumiselt poolelt. Kuu on taevariigis maakerale kõige lähemal asuv naaber. Esimene automaatjaam laskus sujuvalt kuu pinnale 50 aastat tagasi veebruaris 1966. Järgnenud poole sajandi jooksul on kuule lennanud üle 50 Nõukogude Liidu ja USA kosmoselaeva. Kuu pinnal on kõndinud 12 astronauti. Inimesed on kuul elanud ühtekokku 160 tundi ja läbinud kuu pinnal liikudes 100 kilomeetrit. Hoolimata kõikidest senistest kosmoselendudest ja uuringutest on kuu endiselt väga sarapärane taevakeha. Eriti kehtib see kuu meile nähtamatu külje kohta. Kuu poolkerad on äärmiselt erinevad. Kuu esikülg kujutab endast tohutut lagendikku, mida ilmestavad kraatreid täis kõrgmaad. Need paistavad meile heledamate aladena kuu pinnal. Kuu tagumine külg, mida me maalt kunagi ei näe, on aga täis mägesid. Siin leidub ainult üksikuid lagedamaid alasid.
Mõned eksperdid, kes on uurinud Kuu tagakülje fotosid, väidavad, et seal leidub suuri rajatisi ja isegi hooneid. Neid olevat pildistatud Lunar Orbiter automaatjaamast. Väidetavalt on need Kuu tagakülje fotod, millel on selged nähtavad tornid ja mitmesugused rajatised, tänase päevani salastatud. Eriti just Kuu varjatud pool on midagi niisugust, millega seoses on meile antud mõista mõnede Eesti teatrite näitlejate poolt, et nad tahaksid näha ühte niisugust saadet, kus siis fookuses, ühte meie saadet, kus fookuses on Kuu tagumine pool ja seal toimuvad sündmused. Igor, kas on meil täna piisavalt materjali ja informatsiooni, pildikatet, et sellist Kuule pühendatud erisaadet teha? Muidugi võiks ju olla erisaade Kuule meie lähimale nii-öelda suuremale kosmose taevakehale. Miks mitte? Ja. Ei loomulikult, et väike paradoks on see, et Eestis on nüüd vallandunud või esineb telekanal, esineb saade, kus niisugused teemad üleval on. Ja võiks öelda niiviisi, et viimane aeg, sellepärast, et aastakümneid on see informatsioon ju levinud. Üle 20 aasta tagasi on kuulus Leonardi raamat Keegi teine on meie Kuu peale, spekulatsioone. NASA ridadest on lahkunud skandaalseid tegelasi, kes on andnud informatsiooni varjamiste kohta, materjalide kohta, mida jälgiti Apollo missioonide ajal. Samal ajal on ju sadu, isegi tuhandeid vaatlusi maapealseid, mis sisaldavad Kuu nähtava külje paradokse. Ja siis juba Apollo ja siis Apollo ettevalmistusprojektide ajal oli Kuu tagaküljet mööda lennates ju salvestatud, maandumiskohti ju pildistati, et see foto- ja videomaterjal on tohutu mahukas ja seal peal on väga skandaalseid episoode ja tänaseks päevaks on olemas tunnistajaid. Mõtlen siin värvikat Carola Rosinit, kes oli kuulsa Werner von Brauni kaastöötaja, kes on andnud statement'ega valitsuskomisjoni ees USA-s. Sinna juurde veel terve rida tegelasi, et materjali on ja isegi sellist, millega ma usun, et tänase päeva YouTube'i külastajaid võiks ka veel üllatada. Nii et projekt Disclosure, mida Steven Greer on aastakümneid või ütleme juba teist aastakümmet vedanud, sisaldab sellist informatsiooni, millega võib üllatada kindlasti kõiki Eesti teatritegelasi ja ka režissööre laiemas tähenduses. Suurepärane ja siia võiks lisada praegu juurde nii palju, et novembris 2016 Tallinnat külastanud David Icke, uue ajastu prohvetiks kuulutatud mees, tutvustas Tallinnas viibides ka oma uut raamatut ja selles raamatus on peatükk, mis on pühendatud Kuule ja tema väidab, et ma nüüd täpselt ei oska praegu öelda, missugustele andmetele tuginedes, et Kuu on tehiskeha, et kui Kuud ei oleks maakera orbiidil, siis elu maakeral võiks kulgeda hoopis paremas rütmis inimkonnale, ja nii edasi. Mis sa arvad, kas Kuu on tehiskeha või on ta ikkagi mingisugune looduslik objekt? Ma siin tooks veel teise jõuluparalleeli, et jõulukalkuni lahti lõikamist ma sooritaks isiklikult nagu sammult ja juppaaval, et see, mis puudutab Kuu ja meie taevakehade, eriti päiksesüsteemi ja Marsi kuude Deimose ja Phobose tehislikkust, sellel on viiteid väga paljudelt astronoomidelt, ka astronautidelt. Aldrini paradoks näiteks ta demonstreeris pikka aega Phobost, mille pinnasest on väljas neljakandiline nagu teras või betoonplokki neljakandiline ots. Ta küsib, et mis loodus see on ja kes selle sinna pani, eks selle. No võt, aga need hüpoteesid ja kontseptsioonid on väga kaua ja ammu töös olnud, aga ma jätaks need pigem kavalalt nende inimeste töölauale, kes selle eest palka on saanud ja
ja selle avalikustamise, mitteavalikustamise ja varjamise eest on kraade teeninud ja leiba teeninud. Et jäägu see neile ja siis, kui on õige aeg, küll me siis oma jõuluvana üllatustega või pakikestega välja tuleme. Nojah, igal juhul ma usun, et niisuguse kuuteemalise erisaate tegemiseks on informatsiooni, materjali piisavalt, on olemas ka vaatajate huvi, nii et me püüame selle asjaga tegeleda. Väga meeldiv on tõdeda seda, et Islandi ülikooli emeriitprofessori Erlendur Haraldssoni loeng, mis sisaldas väga huvitavaid tõendeid ja niisugust informatsiooni elu võimalikkusest enne ja pärast elu ning reinkarnatsiooni kohta, on toonud meile mitme saatesarja vaataja reaktsioone, kirju ja paistab, et see teema nii-öelda hingede rändamine või siis uuesti keha sisse tagasi tulemine, taassünd on inimesi kõnetanud, et see puudutab neid. Kuidas sa seda kommenteerid? No mis siis veel, kui mitte see, eks ole, et küsimus on niiviisi, et kas meil on üks võimalus või on sari võimalusi ja kui on nii või on naa, siis sellest tuleneb terve uus nagu lähenemine elule endale, elu põhiväärtustele, jumalale, saatanale, patule, elu tähendusele, maailmaruumile, tulnukatele. Kõik see sealt, et hiljutine kohtumine Lea Altnormega Tartu Ülikoolist andis süga ettekujutuse, et eestlaste usuline käitumine või usuline orientatsioon, et väga jõuliselt on süvendatud ja levitatud ettekujutust, et eestlane on ateistlik või mitte usklik rahvas. Küsimus ei ole see, et eestlane on ikka valdavalt klerikaali tõrges või kiriku tõrges. Küll aga seevastu väga sügavalt usuline ja vaimne, väga vaimne rahvas, kes tahab teada süvitsi, kas siis on võimalus ja kas ei ole võimalus. Kas jõuluvana on olemas või ei ole? Kuidas saada ühendust päkapikkudega või mis on nende roll kogu selles epopöas ja siis mis on toimumas meie endiga, oleme sündinud või mitte. Ma usun, et eestlaste käitumise ja hoiakute suhtes, et värvikat vaheldust Haraldssonile pakume tõenäoliselt, kui kutsume stuudiosse meie korüfee nõukogude ajal tunduvalt pikal perioodil ikka nii intellektuaalselt represseeritud Ilmar Soomere, kes on parakogemusi ja eestlaste konkreetseid kogemusi ja neid teemasi väga põhjalikult uurinud ja käsitlenud. Nii et ma arvan, et meie kuulajate, vaatajate huvi saab rahuldatud ka oma külameeste kaudu. Saate algul saime Tartu Ülikooli usuteaduskonna uurimusest teada, et ufodesse usub koguni 39% eestlasi. Muukeelsete eestimaalaste hulgas on ufo usku inimesi veelgi rohkem, ligemale 50%. Iga 5. eestlane usub, et meie tsivilisatsioon on maavälist päritolu. Vähem usutakse aga seda, et mõnedel suurriikidel koostöö maaväliste tsivilisatsioonidega kestab juba mõnda aega, kuid seda on tänaseni hoolikalt varjatud. Mõnede asjatundjate arvates pole sedasorti koostöö avalikustamine enam kuigi kaugel. Võimalik, et maagiline hetk saabub juba käesoleval 2017. aastal. Jätkame saadet Valgamaal Puka alevikus elava Eha Luide ufovaatlusega akvarellidel. Ja me alustame siit võib-olla esimesest akvarellist, mis kujutab endast niisugust skeemi. Et veel kord, aeg oli 1. detsember 1989 ja kus te olite, kuhu te läksite ja mida te siis tol päeval nägite? Oli hilisõhtu, kui me lõpetasime Vremja vaatlemise ja sellele järgnes veel Gorbatšov Maltal. Seda ka sai vaadatud. Ja siis, kui me tulime õue ja pöörasime ümber maja nurga, nägime hästi tumedad tsüklonid. Vaatan, et kui kaugele see on juba jõudnud ja märkan selle serval
niisugust nähtust, mida varem polnud näinud. Punakas, lillakas, mingisugune keele moodi asi. Veel mõned meetrid edasi liikusime ida suunas ja nägime vasakule vaadates, mis oleks siis nagu kirde suunas, ühte kollast laiku, mis püüdis ennast varjata 3 tumelilla pilveriba vahele, mis ilmselt oli tsükloniservast eraldunud, sest ka tsükloniserv oli sirgete servadega. See on siis see? See on see, jah, see on see 3. Teile tundus, et see peitus millegi taha? Jah, ja et see ei saa olla kuu, et see on mingisugune tundmatu nähtus ja võib olla seotud nüüd selle samaga, mis seal objektiga. Jah. See on siis see selleks, et liikumasin. startima hakata, laskis ta välja joa ja see läks siis ju sinnapoole, ise sinnapoole, aga see nagu oleks rakett. Ütleme, see tundmatu lendav objekt on siis see. Just, jah. Sest see oli ja kadus ära. Ja meil on siin laua peal ka foto, kus on siis inimesed, kes seda nägid, mitte ainult teie, vaid need inimesed olid teiega koos. Kes need siin pildi peal on? Keskel on minu tütar, mina ise olen selles tumedas jakis ja minu õde on teises servas. Ja selle õe majast me väljusimegi ja minu kodu läksime tol õhtul. Eha Luide ufovaatlus võib olla seotud ka asjaoluga, et sündmuspaiga vahetus läheduses asus Punavägede raketibaas. Maavälised lennumasinad on seesuguste objektide vastu suurt ja püsivat huvi tundnud kogu maailmas. Uusimad näited toome teieni juba järgmises saates 2 nädala pärast. Hoidke silm peal saatesarjal Taevariik ufodega ja te olete selle valdkonna kõige uuemate uudistega alati kursis. Aitäh vaatamast, kuulamast, ilusat õhtu jätku, kohtumiseni!